Ukraina droonid ründasid sel ööl massiliselt ja mis kõige tähtsam, tulemuslikult okupante. Rünnaku alla sattusid muu hulgas Venemaa ja okupeeritud Krimmi naftalogistika-objektid. Kuid kõige kõmulisem uudis on video, kus põlevad Venemaa Föderatsiooni Taganrogi linnas lennukid Tu-142 naftatanker ja raketikompleks Iskander. Lisaks sellele põleb Venemaal taas üks järjekordne naftabaas ja selle taustal ilmub väga oluline uudis. Ukraina ja Kanada leppisid kokku ühiselt Ukraina armee jaoks droonide tootmise käivitamises. Ettevõte luuakse Kanada territooriumile ja droonid ise hakkavad lööma okupantide pihta Venemaal. Samal ajal on meil ka keerulisi diplomaatilisi uudiseid, mis on seotud meie liitlastega. Poola president Karol Nawrocki läks ähvardustega Ukraina ja president Zelenski kallale. Varssavis ollakse nördinud selle üle, et üks Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksustest sai nimeks Ukraina ülestõusuarmee kangelased. Seetõttu analüüsime selles saates, kui ohtlik see konflikt poolakatega on ja millega see kõik lõppeda võib. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et alustame uudistega Venemaa pihta tehtud rünnaku kohta. Ööl vastu 30. maid pidasid Vene õhutõrjejõud 12 piirkonna samuti okupeeritud Krimmi ja Aasovi merekohal kinni 127 Ukraina lennukitüüpi drooni. Sellest teatavad venelased ise. Droonid tabasid ümberlaadimis naftabaasi. Južnaja naftakompanii tööstuspiirkonnas Armaviri linnas, Krasnodari krais. Objektil puhkes tulekahju. Lisaks põles midagi ka Primorsko-Ahtarskis, kus asub sõjaväe lennuväli. Samuti sai taas löögi naftabaas Feodossias. Öösel lendas sinna 2 korda midagi, mille tagajärjel tekkis 2 tulekollet. Ja satelliidipiltide järgi ulatus suitsusammas peaaegu 10 kilomeetri kaugusele Musta mere poole. Lisaks sellele tabasid Ukraina relvajõudude droonid öösel Rostovi oblastis asuvat Taganrogi meresadamat. Selle tulemusena süttisid tanker, kütusemahuti ja administratiivhoone. Ja just siin algab kõik kõige huvitavam. Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede ülem Roberta Majara-Broudi sõnul tabasid droonid Venemaa variflooti tankerilaeva Kurgan naftaprodukti naftabaasi Taganrogis Rostovi oblastis. Samuti mere naftaterminali Feodossias. Edasi Majara tsitaat. 30. mai öö oli tuline. Vabadust armastav Ukraina droonsüsteemide vägede lind tabas öö jooksul 23 sõjalist sihtmärki ja objekti vastase operatiivses tagalas. Ja edasi videos näeme seda tabamust Venemaa varilaevastiku naftatankerisse. Lisaks näitas Madjar, kuidas mehitamata süsteemide väed hävitasid Iskanderi ja 2 lennukit Tu-142 sõjaväe lennuväljal Taganrogis, Venemaa Föderatsiooni Rostovi oblastis. Ja siin märgin, et Tu-142 on kaugmaa allveelaeva tõrjelennuk, mis põhineb strateegilisel pommitajal. Neid loodi selleks, et tuvastada ja hävitada allveelaevu. Iskander on Venemaa operatiivtaktikaline raketikompleks. Ja see viib läbi stardi. Maa-rakettide start
ja see rünnati samuti stardipositsioonil Taganrogi lähedal. Tundub, et selliseid droonirünnakuid tuleb palju rohkem. Ukraina ja Kanada leppisid kokku ühiselt droonide tootmises Ukraina armee jaoks. Lepingu raames luuakse uus ettevõte ja valmistatud droonid saadetakse just Ukraina kaitsejõududele. Nagu märgitakse, viiakse see projekt ellu Ukraina ja Kanada valitsuste toetusel. See kiirendab Ukraina kaitsjatele varustuse tarnemist luuretegevuseks ja operatsioonide planeerimiseks. Samal ajal on see projekt kasulik mitte ainult Ukrainale, vaid ka Kanadale. Asi on selles, et selle elluviimine näeb ette Kanada tootmisvõimsuste laiendamist kriitiliste tehnoloogiate vallas ning juurdepääsu tõhusatele kaasaegse sõjalahendustele. Kahjuks ründasid venelased sel ööl ka Ukrainat. Ööl vastu 30. maid ründas Venemaa Ukrainat ballistrise raketiga Iskander M, 6 tiibraketiga HASV-1 ja 290 ründedrooniga. Ukraina relvajõudude õhutõrje poolt tulistati alla või suruti maha 284 sihtmärki, 5 HASV-1 raketti ja 279 vaenlase drooni. Kõige rohkem kannatas Sumi oblast, mida venelased terroriseerivad praktiliselt pidevalt. Ja nüüd liigume rindesituatsioonilt diplomaatilisele skandaalile. Poolakad ründasid Ukrainat ja Ukraina juhtkonda kriitikaga ning isegi üleskutsetega Ukraina lõhestamiseks. Isiklikult ähvardab Poola president Karol Nawrocki ja isegi Poola sõbralik peaminister Donald Tusk. Aga arutame seda kõike rahulikult. Seega, 26. mai eelõhtul Ukraina relvajõudude erioperatsioonide vägede päeva eel andis president Volodõmõr Zelenski aunimetuse UPA, Ukraina ülestõusuarmee kangelaste auks. Ja see nimetus anti eraldi erioperatsioonide keskusele, Ukraina relvajõudude erioperatsioonide vägede eraldi seisvale erioperatsioonide keskusele Põhi. Selle otsuse eesmärk, nagu on öeldud presidendi määruses, on rahvusarmee ajalooliste traditsioonide taastamine. Juba järgmisel päeval ehk 27. mail võtsid selle uudise üles parempoolsed ja äärmusparempoolsed Poola poliitikud, kes nimetasid Zelenski otsust nördimust tekitavaks ja nõudsid Poola võimudelt konkreetseid samme. Ja need parempoolsed poolakad nimetasid seda tänamatuse ilminguks. Parempoolsed jõud süüdistavad Ukraina ülestõusuarmeed paljudes poolakate tapmistes teise maailmasõja ajal ning eriti Poola parempoolsed tõstatavad Venemaa propaganda lemmikteema. See on Volõnia veresaun ja Poola elanikkonna hävitamine Ida-Galiitsia aladel aastatel 1943–1944. Kuid samal ajal on paljude ukrainlaste jaoks UPA, Ukraina ülestõusuarmee, sümboliks Ukraina rahva võitlusele oma iseseisvuse eest. Ja siin on oluline märkida, et hiljuti toimusid Poolas isegi spetsiaalsed Poola ja Ukraina ajaloolaste tippkohtumised, kus otsiti, kuidas selles küsimuses vastastikusele mõistmisele jõuda. 3. päeval pärast kogu selle skandaali puhkemist kommenteeris Poola president Karol Nawrocki isiklikult olukorda. Ta ütles, et hindab väga kriitiliselt Volodõmõr Zelenski otsust anda ühele Ukraina üksusele UPA kangelaste nimi. Tema sõnul andis see otsus Vene propagandale tööks hapniku. Edasi toon Nawrocki tsitaadi.
See on ka tõestus sellest, et need, kes ütlevad, et Ukraina peaks ilma igasuguste tingimusteta Euroopa Liitu astuma, eksivad väga. President Zelenski tõestas, et Ukraina ei ole vaimsest aspektist valmis olema osa Euroopa perekonnast. Ukrainal on õigus kujundada oma mälupoliitikat, oma ajaloolist poliitikat, kuid ka Poolal on õigus kujundada oma mälupoliitikat ja ajaloolist poliitikat. 8. juunil toimub Valge Kotka ordu kapitli koosolek. Ma tegin ettepaneku, et üheks punktiks oleks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ordu äravõtmine. Siin on oluline märkida selle hetke peensust, sest tervelt 2 päeva hoidus Navrotski siiski Zelenski otsuse kommenteerimisest. Samuti nagu tema poliitilised oponendid, peaminister Donald Tusk ja välisminister Radoslav Sikorski, kes on Ukrainale soodsamalt meelestatud. Ja kõik 3 vihjasid, et praegu ei ole aeg tülitseda. Kuid mingi sümboolne otsus Poola parempoolsete rahustamiseks tuleb siiski vastu võtta. Ja tõenäoliselt võetakse Zelenskilt Poola autasu, see Valge Kotka orden, siiski ära. Ja sellega see lugu lõpebki. Ukraina välisministeerium tuletas muuseas poolakatele üsna rahulikult meelde, et Ukraina tuleb neile vastu. Seega pole mõtet konflikti väga üles kütta. Ja edasi toon lihtsalt tsitaadi Ukraina välisministeeriumi kõneisikult Georgi Tichelt. See on kahetsusväärne, kuna see toimub vastupidiselt laiemale suundumusele probleemsete küsimuste lahendamisel Ukraina-Poola suhetes, mida oleme viimase 1,5 aasta jooksul täheldanud. Eelkõige taastati otsingute ja eksumatsioonide protsess. Esimest korda paljude aastate jooksul alustas taas tööd ajaloolaste kongress. Arutelu mineviku üle peab olema sisuline ja põhinema usaldusväärsetel allikatel. Meie ajalugu kinnitab. Ukrainaste ja poolakate vaidlustest võidab alati ainult Moskva. Algatades oma üksusele aunimetuse andmise, ei olnud meie sõjaväelastel kindlasti eesmärgiks solvata sõbralikku Poola rahvast. Nende jaoks sümboliseerib UPA võitlus üksnes vastuseisu Moskva imperialistlikule poliitikale ega ole mingil juhul suunatud poolakate vastu. Samal ajal ei saa eitada ajaloo traagilisi lehekülgi. Sealhulgas kuritegusid tsiviilelanikkonna vastu, mida panid toime nii Ukraina kui ka Poola üksuste sõdurid 2. maailmasõja aastatel. Lisan omalt poolt, et ükskõik kuidas asjad ka edasi ei läheks. Ja ukrainlased jäävad alati mäletama Poola rahva uskumatut entusiasmi, kes siiralt ja pühendunult aitasid ning aitavad ukrainlasi alates täiemahulise sõja esimestest päevadest, mille algatas Venemaa. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!